ainult 2 probleemi või hälvet või illusiooni on meil. Kui me need saaksime kõrvaldada, siis põhimõtteliselt triumf, pidu, ekstaas, õndsus, armastus, kõik hakkavad elama. Aga kahjuks need kiiksud on siis hästi peenelt alateadvuses ja teadvuses elu järel meil sisse harjutatud või oleme harjunud läbi nende siis eksisteerima. Ja need 2 hälvet on siis niimoodi, et ütleme lihtsal kujul on see niimoodi, et kui seletada, et sul on naaber. Normaalne naaber, eks ju. Sõidate tal oma auto, mul oma auto. Ja naaber ostab uue auto. Sa vaatad et ilus auto. Tunned kuskil alateadlikult et näid sa oled kade nagu parem auto on, oleme reaalsed. Kuidagi ta on ma ei tea, õnnelikum ja kuidagi tal on kuidagi materiaalsed asjad paremini lähevad ja välimuselt ka parem ja naisega parem suhe ja korter suurem ja ei saa midagi teha, see kadedus ja uss. Kuigi sa ei tunnista, aga see kadeduse uss niimoodi spontaanselt hakkab elama su sees. Ja sa hakkad teda lõpuks kadestama, automaatselt. Muidu tere ja väga tore ja kuidas sul läheb, naabri Ants? Ja siis sa tahad, teine siis kiiks on see, et kõigepealt hakkad sul kadedus, kuna tal on paremad asjad. Ja siis sa tahad endale, mõtled, et ma tahan talle ära teha 1-0. Mida ta hüppab siin, eks ju, aastad ja aastad ja siis sa hakkad pingutama, sul elu eesmärk tast paremaks saada, talle ära teha. Sa unistad, et ükskord tuleb päev, kus sa sõidad veel parem autoga ja naaber ka tere ja siis sa näed naabri silmas what the heck, et ta on ikkagi minust vist parem. Ja see ongi need 2 kiiksu, et me kadestame Jumalat ja tahame ise Jumalaks saada, ütleme, et ma ei teagi, kes Jumal on, ma ei kadesta. See kadestamine on selline lai mõiste selles mõttes, et nii kaua kui sa ekspluateerid loodust ja mina mulle minu, siis ahankara valega sul toimib ja proovid läbi kehade ja erinevate oma kehade ja läbi mateeria saada mateeria oma kontrolli alla, et meele tuleks rahul. See tähendabki, see selline mõttetu, rumal aja raiskamine, sest mateeria on liiga võimas, ta ei allu kunagi sinule, ta pidevalt muutub ja kogu aeg on tõus ja maan. Et see kadedus selles ongi, et sul on raske öelda, et kõik kuulub Jumalale, et Jumal hoiab kõike alal, Jumal on kõik loonud ja isegi sina oled tema lahutamatu osake. Eks ju, ja siis sa mõtled, et okei, võib-olla on Jumal, võib-olla ei ole nii ja aga las Jumal seal paradiisis või vaimses maailmas, las ta mällab seal, ma ei ole kadeda peale, mõtled, et oled nii arenenud. Ja mõtled, et aga lase mul Jumal siin, et mul toimiks, et ma vähemalt see väike Jumal oleks. Et kõik mu lähedased, sugulased, mateeria, rikkus, ilu, kuulsus, tarkus, et kõikide nende asjadega mul oleks kunn. Et liiguks ringi siin maailmas ja kõik on see vast tüüp ja ma ütlen, et see on elementaarne. Võt sellised 2 kiiksu, eks ju, Jumala kadestamine ja Jumalaks tahtmise saamine. See on kindel läbikukkumine, aga me võime proovida veel miljard elu.